Tere! Täna tutvustan teile, kuidas NOOM majandustarkvara jaemüügi moodulis teha uusi kaupu. Avada üldandmed, kaubad. Esmalt, muudatuste tegemiseks tuleks paremalt ülevalt sisse lülitada muuda nupp. Uusi kirjeid kaubatabelisse võiks soovitatavalt lisada uue nupu kaudu. Uue nupu vajutusel ilmub kaubasisestuse aken. Esimeseks tuleb kaubale lisada otsikood. Otsikood on kohustuslik välikaubal. Otsikoodi lahtrisse võib ise kirjutada olemasoleva koodi, mis on kaubal, või lasta see programmil genereerida. Genereerimiseks tuleks vajutada otsikoodi tabeli lõpus olevat nuppu. Seejärel saab valida kaubagrupi kohe, kuhu toode lisatakse. Tabelist valik on kas kirja peal topeltklikk või olles kirja peal ja vajutades OK-d või kinnitades valik Enteriga. Seejärel tuleks kaubale lisada nimetus. Nimetus on midagi sellist, mis trükitakse välja trükkidele ja mis jääb kliendile näha. Järgmine on nimelisa. See on midagi, mida kliendid ei näe, mis on mõeldud ainult teenindajatele lisainfoks. Kaubale lisatakse mõõtühik, milles seda müüakse, näiteks tükkides või liitrites, kilodes ja mõõtühikut saab jällegi valida tabelist. Vaikimisi on kaubal täidetud käibemaksukood 20%. Kui kaubal on mingi teine käibemaksukood, siis tuleks valida muu. Kaupadele lisagrupeerimiseks saab külge panna ka brändi, soodusgrupi ja kaubaosakonna. Bränd ja soodusgrupp on kaubale ja on kasutuses sooduskampaanias. Kaubale soodustuste tegemiseks ja kaubaosakonnaga on võimalik erinevatel töökohtadel kaupade nägemist piirata. Kaup võib olla ka teenus, sellisel juhul tal laokandeid ei ole ja seda kaupa müües midagi miinusesse ei lähe, näiteks rent või piletid või muud teenused. Vaba hind linnuke võimaldab kaubal müügiaknas vabalt hinda muuta. Näiteks kauba hind on 0. Sellel ei olegi hinda pandud ja müügihetkel teenindaja lisab kaubale müügishinna. Kauba vaba hind, kui müügihetkel soovitakse kaubale väiksemat hinda panna, kui kaubatabelisse on pandud, siis selleks peab olema teenindajal ka õigus allahindlust teha. Üldjuhul kasutatakse seda nende kaupade puhul, millel hinda pole ja müügihetkel pannakse alles esimest korda hind. Kaubale saab panda hinda. Hinnad võivad olla nii all partii peal kui üleval kauba peal. Hind on leti hind, millega klient selle kätte saab, ehk täishind. Seejärel saab kaubale lisada ribakoodi. Ribakoode võib olla mitu. Ribakoodi saab otse ribakoodi lugejaga piksutada ribakoodi lahtrisse. Kui tegu on toitlustuse kliendiga, siis saab muud kaardil lisada ka müügiteateid. See eeldab, et olemas on teine printer näiteks köögis. Saab sisse lülitada, et selle toote müümisel prinditakse välja toodu ka köögiprinterisse. Kui tegu on kaubaga, mille müümisel peab ostukorvi lisades tekkima pant, siis muud 2 kaardil on võimalik tootele lisada pandipakend. Pandipakendi toode peab enne olema kaubatabelisse ära lisatud ja tema käibemaksukood peab olema 0P. Siis ta ilmub valikusse. Kui toode on tehtud ja kohe valikusse ei ilmu, või vajutada värskendada nuppu. Aitäh teile!